külalised. Palume aktusele kooli juhtkonna ja meie tänased päevakangelased, põhikooli lõpetajad 9. C ja 9. D klassist. Austatud härra direktor Meelis Kond, kallid lõpetajad, alustame põhikooli lõpuaktust. Palun Eesti Vabariigi riigilipp ja Tallinna 21. kooli lipp sisse tuua.
pesapuu on me kool, mille oksad on täis linnupoegadest siutsuvaid, säutsuvaid pesi. Pesapuu on me kool ja kui aeg saab kord täis lendu, tõuseme tuhandekesi. Iga päev, iga tund käib siin hoolitsev lend, igal toojal on tarkuse terake nokas. Kool on kooli ja sund, sisse seadma pead end õigel moel, muidu elu on mokas. Pesapuu on me kool, mille oksad on täis linnupoegadest siutsuvaid, säutsuvaid pesi. Pesapuu on me kool ja kui aeg saab kord täis lendu, tõuseme tuhandekesi. Lase toita end linda ja päärani suu, las nad toovad ja toovad. Aga kõigel on hind, kasvab tiibad elu peal, siis hoolt, et ka kannaks need hoovad. Pesapuu on me kool, mille oksad on täis linnupoegadest siutsuvaid, säutsuvaid pesi. Pesapuu on me kool ja kui aeg saab kord täis lendu, tõuseme tuhandekesi. Harju lendama vend, keegi vessa ei jää, toitu haarata tuleb meil enest elust. Meie eesmärk on lend, üles suppita end välja, pesapuu suulilt ja põhust. Pesapuu on me kool, mille oksad on täis linnupoegadest siutsuvaid, säutsuvaid pesi. Pesapuu on me kool ja kui aeg saab kord täis lendu, tõuseme tuhandekesi. Kõneleb Tallinna 21. kooli direktor härra Meelis Kond. Head Tallinna 21. kooli põhikooli C ja D klasside lõpetajad, austatud õpetajad, lapsevanemad, külalised. On hetki, mis ei ole lihtsalt ajas mõõdetavad, on samme, mis ei vii ainult edasi, vaid viivad sügavamale iseendasse. Täna on üks sellistest hetkedest päev, mil oluline peatükk noorte elus saab väärika lõppakordi. 9 aastat haridusteel, see ei ole pelgalt arv, see on aeg, mille sisse mahuvad 100 koolihommikud, liiga rasked koolikotid, kontrolltööd, rõõmurohked õnnestumised kui ka tõsisemad teemad, mis nüüd on jäänud selja taha. Alles on jäänud ühised naerupahvakad koridorides, viimasel minutil õpitud koduülesanded, meeleolukad klassiõhtud, ekskursioonid ja hetked, mida mõistate täielikult vaid teie ise. On jäänud ka sõprussuhted, mis said alguse ehk juba 1. klassis ja mis loodetavasti kestavad veel pikki aastaid. Põhikool on olnud kasvamise aeg, mitte ainult sentimeetrites, mis mõnikord kiire, mõnikord vaevumärgatav, vaid kasvamine teie mõtetes ja hoiakutes. Nüüd on tõsiste otsuste ja vastutuse võtmise aeg. Arusaamade aeg sellest, et maailm ei keerle ainult meie ümber ja samal ajal mõistmine, et igaühel teist on oma koht selles üha kiiremini muutuvas elus. Haridustee ei koosne suurtest hüpetest, vaid järjepidevatest sammudest, mõni neist on kindel ja kiire, mõni ettevaatlik ja kõhklev. Meie pesapuu on püüdnud teid julgustada, innustada ja toetada, sest 21. kool ei ole pelgalt õppeasutus, see on vaimne ruum, kus väärtustame teadmisi, järjepidevust ja väärikust. Akadeemiline tugevus käib käsikäes kultuurilise teadlikkusega. Te lõpetate kooli ajal, mil meenutame 500 aasta möödumist eestikeelse raamatu sünnist. Pool aastatuhandet mõtet, kirjasõna
ja vaimset järjepidevust. See tuletab meelde, et haridus ei ole kunagi olnud vaid isiklik hüve, see on olnud rahva püsimise viis ning sisemise mõõtme kasvamine. Haridus on oskus mõelda, küsida ja otsida, sest teie põlvkond elab ajas, mis on kiire ja muutusterohke. Tehnoloogia areneb, väärtused nihkuvad. Selles ajas ei ole suurim tugevus mitte informatsioon, vaid sisemine kompass, mis aitab eristada müra sisust ning oskust jääda väärikaks ka siis, kui ümberringi on lihtsam valida kergem tee. Tänaste lõpetajate seas on noori, kes on säranud olümpiaadidel, spordiväljakutel, esinenud edukalt suurtel lavadel ja teadusprojektides, osalenud Rakett 21 ja Vau-Ohoo ettevõtmistes, süvenenud reaalainetesse, keelte õppimisse, kunsti- ja ühiskonnateadustesse, olnud oma õppimise ja käitumisega teistele eeskujuks. Need saavutused räägivad töökusest ja veel enamgi püsivusest ning sihikindlusest. President Lennart Meri on öelnud, haridus on Eesti kõige suurem rikkus. Haridus tõepoolest ei seisa pangakontol ega lukustatud seifis, see elab teie teadmistes, oskustes ja väärtustes. Tark ei ole see, kes teab kõike, vaid see, kes tahab teada rohkem. Loodan, et õppisite aastate jooksul koostööd, kannatlikkust ja seda, kuidas raskuste kiuste edasi pingutada ning saite aru, et koos on kergem. Nii nagu ütleb vanasõnagi, üksi võib minna kiiremini, aga koos jõuab kaugemale. Täna 11. juunil saadab Tallinna 21. kool oma pesapuust välja 122 põhikooli lõpetajat. Rõõm on tõdeda, et kiitusega lõpetab 10 õpilast, kelle tunnistusel on indeks vaid 5 ning kiituskirja väga hea õppetukuse eest saavad 13 õpilast. Ainekiituskirjadega tunnustatuid on 39. Täna lõpetab 9. C-klass. Teie klassijuhataja Maire Parts on südamest tänulik, et sai olla teie teejuhiks ja toeks nende aastate jooksul, mil te siin koolimajas suuremaks, targemaks ja iseseisvamaks sirgusite. Ta jääb mäletama ilusaid hetki, mida te temaga jagasite, ning huumoriga ka neid hetki, mil te talle meeleärmi valmistasite. Ainult teie teate, mis need olid. 9. C-klass on üks väga tegus ja liikuv seltskond. Siinkohal väike meenutus, koos rändasite te metsas, rabas, üle mere Naissaarele ja Helsingisse, sõitsite jalgrataste ja kanuudega, ronisite tornitippu ja tantsukavades kaaslaste õlgadelegi. Spordi- ja liikumise harrastajad jagus teie hulka pea iga spordiala jaoks. Te jooksite mesikäppadega võidu, ajasite platsil palli taga, tantsisite ja võimlesite, kelgutasite, uisutasite ja purjetasite ning mõni teist ei peljanud isegi ujumistunde. Justkui koolitundides valemite õigekirja õppimisest veel vähe oleks olnud, tuli teil selgeks saada ka see, kuidas mõista kunstiteost, balletti, ooperit ja inimhinge. Ülioluline oli klassijuhataja jaoks ka viisakas käitumine ning seepärast kordas ta ikka jälle, et sein seisab ise püsti ega vaja toestamist ning tuletas meelde, et koolimajja sisenedes tuleb ka turvameest tervitada. Teie hulgas on loodusandvaid sportlasi, tantsijad, kunstnikke, teadlasi, leiutajad, insenere, ärijuhte, aga teis on veel palju varjus olevaid andeid, mis ühel päeval kindlasti valla pääsevad. Klassijuhataja usub, et te tulevikus loodate siiski rohkem iseenda teadmistele ja oskustele ning vähem tehisaru abile, sest head mõtted ja ideed tulevad ikka oma peast.
Te kasvasite ühtseks meeskonnaks ja võtsite rõõmsalt enda hulka ka uued õpilased. Klassijuhataja soovib, et päikesepaiste saadaks teid ka viimastel päevadel ja te leiaks parima tee, kus saatjaks head ja hoolivad kaaslased. Täna lõpetab meie kooli 9. D-klass ja teie klassijuhataja Kaide Sõeroja iseloomustab teid kui 30 vahvat noort, kelle seas on palju kõrgete akadeemiliste võimetega õpilasi ja väga palju tugevaid sportlasi. Olete õnneks kõik erinevad ja andekad omamoodi. Osad teist olid väga tasakaalukad, paistsid silma rahuliku meele, süvenemisvõime ja sihikindluse poolest. Te teadsite, et suured eesmärgid saavutatakse läbi järjepideva töö ja sisemise motivatsiooni. Aga te jääte meelde ka kui klass, kus valitses selge ja vankumatu tööjaotus. Tunnis võisite olla eeskujulikud, kuid vahetunni saabudes vallandus poistes eriline energia, mida füüsikaseadustega hästi seletada ei oskagi. Seda suurt omavahelist sõprust ja ülevoolavat füüsilist elujõudu sai sageli näha nii koridorides rüseledes kui ka mõnedes ainetundidest üksteist togides. Teie omavaheline küünarnuki tunne oli otseses mõttes käegakatsutav ja elav. Te liikusite oma rütmis ja õppisite oma reeglite järgi, kuid vajadusel suutsite end kokku võtta ja näitasite head taset. Armsad tüdrukud esindasid selles klassis aga rahu, väärikust ja head käitumist, hoides poiste tormilisust tasakaalus. Põhikooli lõpuks on aga teist sirgunud toredad noored inimesed. Klassijuhataja soovib, et unistaksite suurelt ega lepiksite vähemaga, kui te tegelikult suutelised olete. Andke endast alati parim. Ta lisab, et elu ei ole sirge tee. Kui alati kõik ei õnnestugi ja komistate, siis pühkige põlved puhtaks, tõstke pea ja püüdke edasi. Iga eksimus on õppetund ja iga uue katsega olete tugevamad, sest niisama paigal istudes arengut ei ole ja edu ei tule kunagi iseenesest. Töö, sihikindlus, julgus ja usk endasse on need, mis viivad edasi. Rahulikku meelt, õnne ja oskust teha õigeid valikuid soovib teile klassijuhataja Kaide Sõeroja. Tänasega ei lõpe teie õpirännak, see muutub veelgi iseseisvamaks ja teadlikult ennast juhtivamaks. Teie ees on uued valikud, erinevad koolid, uued inimesed ja uued väljakutsed. Uued tehnoloogiad, ametid ning võimalused. Tehisintellekt, mis veel mõni aeg tagasi tundus kauge tulevik, on saanud igapäevaseks abimeheks, samas ükski tehnoloogia ei asenda loovust, hoolivust ja vastutust. Teadmised on tööriist, aga tarkus on oskus seda õigesti kasutada. Põhikooli 9 aastat on saamas minevikuks. Ärge unustage oma õpetajad, kes teile jagasid tarkusi ikka terahaaval, teid juhendasid, julgustasid, toetasid ja innustasid, kellega rõõmustasite iga pisimagi õnnestumise üle. Head õpetajad, teie roll sellel teekonnal on olnud hindamatu, te uskusite oma õpilastesse ka siis, kui nad ise endas veel kahtlesid. Olete andnud neile midagi enamat kui teadmised, te olete andnud enesekindluse ja julguse katsetamisteks. Südamlik tänu teile pühendumise ja südamega tehtud töö eest. Austatud lapsevanemad, täna on ka teie elus tähtis päev, teie usk ja toetus on loonud vundamendi, millele tänased noored põhikooli lõpetajad saavad oma tulevikku rajada. Olete olnud olemas ka siis, kui kõik ei olnud lihtne. Olete aidanud ja toetanud oma lapsi kõiges
järjekindlalt ja armastusega. Näha oma last sirgumas iseseisvaks nooreks on rõõm, mille üle saate vaid uhkust tunda. Aitäh teile usalduse ja kannatlikkuse, paljudele konstruktiivse koostöö eest oma lapse esimese haridustee lõpetamisel. Head lõpetajad, teis on potentsiaali rohkem, kui täna ehk isegi aimata oskate. Usk iseendasse on esimene samm liikumiseks iga suure teo alguse suunas. Meie kooli traditsioon on kinkida klassijuhatajatele õpetaja Tiina Meeri juhendamisel käsitöörühmades valmistatud seinavaibad, mida näete siin lava kohal. Nii nagu vaip sünnib niitidest, sünnib ka teie identiteet kogemustest, rõõmudest, pingutusest ja õnnestumistest. Hoidke oma silmaring avarana ja uudishimu elavana. Soovin teile sisemist selgust, vastupidavust ja sügavust. Meie pesapuu saadab teid uuele haridusteele. Head teed teile, õnne ja õnnestumisi! Palun lõputunnistuste kätteandmiseks lavale kooli direktor härra Meelis Kond ning 9. C-klassi juhataja õpetaja Maire Parts. Palun õppejuht Raido Kah lugeda ette kooli õppenõukogu otsus ja direktori käskkiri. Loen ette Tallinna 21. kooli direktori 9. juuni käskkirja, põhikooli lõpetamine. Tallinna 21. kooli 4. juuni õppenõukogu otsuse ning põhikooli ja gümnaasiumi seaduse paragrahvi 28, lõike 1, punkt 10 ning lõike 5 alusel anda välja põhikooli lõputunnistus ning arvata koolist välja järgmised õpilased. 9. C-klass. Magda Must lõpetab põhikooli kiitusega ainekiituskiri kehalises kasvatuses. Johanna-Miia Sade lõpetab põhikooli kiitusega. Madis Pakler. Elisabeth Udrevitsius. Siim Hallik, ainekiituskiri kehalises kasvatuses. Sofie Januško. Miia Ellinor Kivisaar, ainekiituskiri kehalises kasvatuses.
Vormi Kruusamägi. Konrad Kruuse, ainekiiduskiri kehalises kasvatuses. Keira Küttis. Riko Leetmaa, ainekiiduskiri kehalises kasvatuses. Oskar Leivo. Mette Metsmaa, ainekiiduskiri ajaloos ja kehalises kasvatuses. Noora Metsmaa, ainekiiduskiri kehalises kasvatuses. Anna-Maria Novikov. Richard Orman. Arabella Horn. Katariina Pedras, ainekiiduskiri ajaloos. Frank Pihela. Miia-Eliise Pink. Margarita Ringmets, ainekiiduskiri ajaloos ja kehalises kasvatuses. Siret Septer. Riko Skailer Stepanov. Miia Emilia Tartu. Roger Tusk.
Rinaldo Tõnisson. Rasmus Veski. Markus Veskimäe. Aleksandra Vitkovskaja. Marta Teele-Volt. Täname teid toetava ja innustava töö eest, klassijuhataja Maire Parts. Meist on pill läbi, mille võrratuid viise vilistab Jumala tuul. Igaüks meist on pill läbi, mille võrratuid viise vilistab Jumala tuul. Igaüks meist on pill läbi, mille võrratuid viise vilistab Jumala tuul. Hoia, küll siis hoitakse sind. Hoia, küll siis hoitakse sind. Hoia, küll siis hoitakse sind. Mis on inimene, kas inglivari
Palun lõputunnistuste kätteandmiseks lavale koolidirektor härra Meelis Kond ning 9. D-klassi juhataja õpetaja Kaide Sõeroja. Palun õppejuht Raido Kah lugeda ette kooli õppenõukogu otsus ja direktori käskkiri. Üheksas D-klass. Kaarel Annion lõpetab põhikooli kiitusega. Viktoria Sofia Riikoja lõpetab põhikooli kiitusega. Miia Viiburg lõpetab põhikooli kiitusega, ainekiituskiri ajaloos. Friida Aavik, ainekiituskiri kehalises kasvatuses. Ansman, kiituskiri väga hea ja hea õppimise eest 9. klassis, ainekiituskiri kehalises kasvatuses. Evelin Viktoria Dmitrijev. Enrico Järitsa. Aleksandra Jürgens. Ramses Kalmre. Adelia Karkatšova. Georg Karu. Hans Kasemets. Lukas Kilp. Laura Kivisto, ainekiituskiri kehalises kasvatuses.
Joosep Kogermann. Lennart Kütner. Iiris Laidvee, kiituskiri väga hea õppimise eest 9. klassis. Marten Laur. Miia Mäesep, kiituskiri väga hea õppimise eest 9. klassis, ainekiituskiri kehalises kasvatuses. Kerli Ranniste. Ramon Reiner Latoshev. Robert Rohtmets. Noora Elisabeth Seero. Johan Soonvald. Arabella Suik, kiituskiri väga hea õppimise eest 9. klassis. Rebecca Tamm, ainekiituskiri kehalises kasvatuses. Hans Tiko, ainekiituskiri kehalises kasvatuses. Mikk Tšadurjan. Ruben Vestung. Elis Öis. Tallinna 21. kool tänab teid südamest, klassijuhataja Kaide Sööroja.
vaikusesse minna suudan, kui ületan enda. Sinusse usun, kui killasse linna. Ära siis minema lenda. Kõik, mida tunnen, pean vaikima maha. Sina vaid vaikuses kajad. Naan ja taan nüüd taevast teda. Selleks mul seda on vaja. Naan ja taan nüüd taevast teda. Selleks mul sindki on. Selleks mul sindki on vaja. Mul on suuhilu vaja. Mul on suuhilu vaja. Mul on suu hinge vaja. Sinu hilu vaja. Sinu rahu vaja. Mul on. Vaikusse, volgusse, puhtusse minna suudan, kui ületan enda. Sinusse usun, kui killasse linna. Ära siis minema lenda. Kõik, mida tunnen, pean vaikima maha. Sina vaid vaikuses kajad. Naan ja taan nüüd taevast teda. Küllap siis seda on vaja. Naan ja taan nüüd taevast teda. Selleks mul sindki on. Selleks mul sindki on vaja. Mul on suuhilu vaja. Mul on suuhilu vaja. Mul on suu hinge vaja. Sinu hilu vaja. Sinu rahu vaja. Mul on suuhilu vaja. Mul on suuhilu vaja. Mul on suu hinge vaja. Sinu hilu vaja. Sinu rahu vaja. Mul on. Lõpetajate nimel kõneleb Viktoria Sofia Riikoja 9. D-klassist. Austatud härra direktor, lugupeetud õpetajad, lõpetajad ja vanemad. 2017. aasta 1. septembril kõndisime siia aulasse toetavate ja hoidvate abiturientide käekõrval, samasuguse elavusega nagu täna. Uhkusega marssisime direktori ette aabitsa järele. Täna võtsime samasuguse uhkusega vastu oma lõputunnistused. Sooja sinise koolivesti asemel on meil seljas lendlevad kleidid ja stiilsed pintsakud ning ranitsad ja koolimütsid on jäänud koduseinte vahele ootele. 9 aastaga on häbelikest koolijütsidest kujunenud julged isiksused. Oleme saavutanud palju ja kogenud veel rohkem. Ma ei tea, kas me mõistsime seda esimesel koolipäeval, aga nüüd teame, et inimesed meie kõrval ei ole lihtsalt klassikaaslased. Neist on saanud turvavõrk, närvitsemise jagajad ja suurimad toetajad. Meie lend on kasvanud suurteks ja tugevateks inimesteks nende pikkade aastate jooksul. Olgu see tänu sellele, et me igal hommikul koolitreppidel direktorit teretasime, õpetaja Felsiga tuliseid arutelusid pidasime, Oja laulu laulsime kell 10 hommikul
või hoopiski tänu sellele, et me igale õpetajale seletasime, mida tähendab 6-7. Meenutades kooliaasta algust, kui olime kõik veidi ehmunud lugudest, mida olime kuulnud eksamitest, katsetest ja muidugi ka värisemisest füüsikatunnis, kui õpetaja silgnit tahvli ette õpilasi kutsus. Tagasi vaadates ei tundu see kõik tegelikult nii jõudne. Kõik need mured olid hetkelised ning tänaseks vaid mälestused. Kuigi võin siiski kinnitada, et seal tahvli ees seismine on hirmsam kui siin hetkel kõnelemine. Meid kõiki mõjutas 9. klassi stress erinevalt, kuid üks asi, mida saan täie kindlusega öelda, on, et meie lend pole ükski aasta olnud nii kokkuhoidev ja toetav kui sel aastal. Usun ka, et kõik meie vahetundides jagatud naljad, mõtteterad ja ehk võib olla ka mõned kontrolltööd jäävad kõigile veel mitmeks aastaks meelde. Sellel teekonnal on olnud mitmeid inimesi, kes on aidanud meil täna siia jõuda. Aitäh kõikidele õpetajatele, sest just teie olete meist kasvatanud need iseseisvad noored, kelleks me oleme sirgunud. Aitäh meie klassijuhatajale, õpetaja Kaidale, kes oli just see õpetaja, kes võttis 7. klassis selle keerulise klassi enda tiiva alla ning näitas kõigile, et me oleme palju enamat kui lihtsalt üks energiline ja häälekas klass. Jah, õpetajatel kindlasti ei hakanud meiega kunagi igav, kuid kui tahtsime, oskasime olla ka viisakad ja kaasatöötavad noored. Erilist tänu väärib ka meie endine klassijuhataja õpetaja Marju. Marju tegi meie esimesed 6 kooliaastad mälestusväärseks. Kõik meie mured ja ideed jõudsid ühel või teisel moel õpetaja Marjuni ning tänase päevani käisime vahetevahel Marju klassist läbi. Oli see kalkulaatori laenamiseks enne keemiatundi, kommi palumiseks peale väsitavat nädalat või lihtsalt rääkimas. Isegi kui õpetajate toas, kes vahel juttu meie klassi elavast iseloomust ja andnud Marju meiega kunagi alla ning on alati meie tugiisik. Aitäh sulle, Marju! Täpselt samasuguse hoolivuse ja toetusega on ka C-klassi klassijuhatajad aidanud enda õpilasi läbi kõikide nende raskete hetkede ning alati neile tuge pakkunud. Seetõttu soovime ka tänada õpetajaid Renna Marjundi, Helen Laikoja ning Maire Partsi. Suur aitäh teie mõistvuse ning pühendumuse eest. Lisaks sooviksime ka tänada kõiki meie lapsevanemaid, kes on alati aidanud meie rasketest perioodidest läbi saada ning kelle käest saame alati nõu küsida. Aitäh, et toetate ja annate meile motivatsiooni unistada suurelt ja töötada enda eesmärkide nimel. Aitäh ka selle eest, kui 3. klassis tuli õhtul kell 9 meelde, et homseks on liimipulka kunstitunniks vaja ja teid poodi saatsime. Või kui 9. klassis oli päev, õigemini öö, enne matemaatika kontrolltööd vaja mall või sirkel kodust üles otsida. Ilma teie toetuseta ei seisaks me täna siin. Kui jätta naljad ja meenutused, siis tahame öelda, et see kool, kus me hetkel seisame, Tallinna 21. kool, on andnud meile kõigile uusi teadmisi, kuid peamiselt on see kool andnud meile oskuse õppida midagi igast olukorrast ja kogemusest. Sõnastades lause meie kooli hümnist, iga päev, iga tund käib siin hoolitsev lend, igal toojal on tarkus ja terake nokas. Täna võib olla viimane kord, kui me kõik seisame ühes ruumis koos, kuid üks asi, mis meid alati ühendab, on see kool. Sellest majast ei jää meil meelde ainult ilus aatrum ja suured maalid kooliseintel, vaid erinevad õppetunnid ja mälestused, mis nende seinte vahel on tekkinud. Kui saaksin anda mõned soovitused 1. klassi endale, siis esiteks tuletaksin meelde, et kooliuks avaneb hommikuti siiski tõmmates, mitte lükates, nii et pole vaja paanitseda, miks teil kool lukus on. Samuti soovitaksime võtta igast hetkest midagi kaasa, sest need põhikoolis veedetud aastad lendavad mööda kiiremini, kui kunagi oleks osanud arvata. Mõte sellest, et me ei seisa pärast tänast päeva mitte kunagi enam ühes ruumis kõik koos, on meid kõik ühendanud ning usun ka, et seda tunnet ei unustame kunagi. Isegi kui mõnel võib oolata tänase päeva jooksul mõni pisar, loodan, et igal põhikooli lõpetajal jääb sellest päevast meelde positiivne emotsioon. Lõpetuseks soovin lisada, et tänane päev ei ole ainult hüvasti jätmine, sest iga lõpp ei ole muud kui algus uus. Ja kuigi see peatükk on nüüd lõppenud, on meie elulugu alles algamas. Ning kui tulevikus mõned uksed peaksid vahel sama raskelt avanema kui meie kooli uks 1. klassis, siis ärge muretsege, me oleme õppinud, kuidas neid lahti suruda. Soovin teile kõigile edukat koolide jätku ning unistuste täitumist. Aitäh tähelepanu eest, nii nagu õpetaja Sildnikul on kombeks öelda, lähme laiali.
vaatke karja lüstipidu, leherikastel pikkus. Kuulge karja laste laulu, vastu helgias võisikus. Vaatke kuudad kõrgel võlmil, taevas helgib sinaga. Ja siis hüüdke taeva poole, ilus oled Isamaa. Ilus oled Isamaa.
Soovin lõpetajatele õnne ja edu järgmisel kooliastmel. Lõpetajate õnnitlemine toimub koolimaja ees. Palun riigilipu ja Tallinna 21. kooli lipu väljaviimiseks püsti tõusta. Palun lipud ära viia.